Me oleme võtnud siis aluseks võitvate juhtmeeskondade treenimiseks spordist hästi tuntud metoodika ja seda nimetaksegi istuste meeskonna või võitva meeskonnana teekonnaks. Ja selle teekonna kohta on ütelnud siis Belgia maahoki treener Alain Kuts. Juhul, kui sa täpselt need asjad rakendad, sa saavutadki maailmakarika. Ja kui me loeme paljude teie ettevõtete visioone, eesmärke, siis me loeme sealt peale välja, kas te tahate parimat, tahate olla Põhjamaades parim, tahate olla Eestimaal parim. Ja kõik hakkabki sellest, et juhul, kui te teate, kes te tahate tulevikus olla ja hakkate selle nimel teadlikult sihikindlalt tegutsema, hakkavad kõiged asjad juhtuma. Aga võib-olla kiirelt käin läbi siis selles mõttes unistuste meeskonnana, kuidas nagu ta üles ehitatakse. Siin on 3 väga lihtsat ja olulist sammast. Et esimene sammas on siis selline sammas, mida nimetatakse meeskonnajoon. Ja meeskonnajoon ei ole mitte midagi väga kitsat ja olulist asja. Esimene asi teil peab olema kristallselt selge, mis on see mäng, mida te tahate võita. Ehk kui te tahate jalgpallis saada Euroopa karikat, siis tuleb see väga selgelt öelda, et meie eesmärk on võita Euroopa karikas. Tihtipeale me, kui loeme ettevõtete eesmärke, siis me loeme sealt pikki juttu, millega tegelete, aga mitte keegi ei saa sealt aru, kuhu tahate jõuda ja siis te oletegi hädas sellepärast, et inimesed tahavad teie juurde tulla, sest nad ei tea, kuhu tahate sõita, kuhu tahate jõuda, kas see asi on nende jaoks ambitsioonikas. Ehk esimene asi, sõnastage väga lihtsalt ja ambitsioonikalt oma eesmärk. Teine asi, pange paika lihtsad ja selged reeglid, mis toetavad käitumist, mis aitavad seda eesmärki saavutada. Ja ärge kasutage nende väärtuste või reeglite kirjeldamist selliseid eetilisi kategooriaid. Tihtipeale vaatame seda pildi, et lähen ettevõtte kodulehele, mida ma näen seal? Vau, väärtused, ausus, usaldus, sellist asjad. Aga lähen ettevõttesse sisse, vaatan, esiteks inimesed ei jõua koosolekule õigel ajal, ei saa asju tehtud õigel ajal. Ma küsin, aga kus on siis ausus? Kus on siis usaldus? Et kui te panete kirja väärtusi, pange väärtused kirja palju täpsema käitumismudelina. On näiteks väga hea näide väärtuste puhul on see, kuidas selle on pannud kirja Netflix, et näiteks nende üks väärtus on see asi, et me valime oma meeskonda ainult meile tõhusaid inimesi. Ja kõik inimesed teavad, et kui ma tahan Netflixis töötada, siis ma pean olema efektiivne, ma pean olema tõhus ja kui ma seda ei ole, siis ma kukun meeskonnast välja. Ja mida me peame ettevõtte puhul teadma, et ettevõte ei ole pere, ettevõte on meeskond. Et nii nagu spordis on, ühel või teisel hetkel inimesed väsivad ja siis need tuleb lihtsalt kas platsilt välja vahetada, panna pingile istuma või mõnikord tuleb ka pingilt ära saata selles mõttes, et neil ei ole kas enam tahet, oskusi, kompetentsi või jõudu viia ettevõtet edasi. Ja see ei ole mitte selles mõttes, et te olete nende inimeste vastu halb. Nad on head inimesed edasi, vaid see on selle jaoks oluline, et meeskond saaks edasi minna, et meeskonnas on ka teised inimesed. Ja mis on tähtis siis selle esimese samba puhul, et kui teil on väga selgelt teada eesmärk, et kuhu tahate jõuda, kes te tahate olla 3 aasta pärast, missugust on teie mängureeglid, siis juhtmeeskond peab igapäevaselt oma käitumisega näitama esiteks, et nad on innustunud sellest eesmärgist ja teiseks, et nad järgivad 110% kokkulepitud väärtusi või siis niimoodi kokkulepitud reeglid. Kui selle sammu ära teete, siis on tehtud juba suur samm, ehk te olete saavutanud seda pildi, et solidaarse grupi, see ei ole veel meeskond. Nüüd, kui te tahate meeskonnaks kasvada, siis tuleb teha teine samm. Ja teine samm on siis see asi, et läbi mille saavutatakse meeskonna pühendumus.
Ja meeskonna pühendumus käib siis seda pidi, et esiteks teil peab olema endal juhina väga selge, missuguseid rolle teil meeskonda on vaja ja missugused tulemused need rollid peavad koju tooma. Mitte, et millega inimesed tegelevad, vaid missugust rollid toovad missugused tulemused koju. Kui me vaatame, ka spordis valitakse korvpallis või hokis või jalgpallis mingisse rolli inimene, siis teda valitakse mingisuguse resultatiivsete näidikute järgi ja see inimene teab, et kui ta tuleb seda rolli täitma, siis on see asi, et ta peab need tulemused koju tooma. Ja öeldakse, et kui me oleme võtnud rolli inimese ja ta ei too neid tulemusi ära ja ta hakkab meile tooma lauale põhjuseid, siis see ei ole mitte koht nimelt personal improvement programmi jaoks, siis see on nimelt personal exit programmi jaoks. Ehk see kõik hakkab sellest, et te peate õigetesse rollidesse valima õiged inimesed teevad õigeid asju õigetes rollides õieti ja nad toovad tulemused koju. Ja teine asi, et see asi hästi toimiks, siis te peate teadma kahte asja. Esiteks väga täpselt, miks need inimesed töötavad teie jaoks isiklikus plaanis, sest igal inimesel on unistus, ta ei käi lihtsalt tööl. Ta käib selle jaoks, et ta tahab reisida, ta tahab areneda, ta tahab endal uut kodu, ta tahab endal lapsi. Need on kõik asjad. Tööl käimine aitab tal need eesmärgid saavutada ja kui te inimest toetate tema isiklike eesmärkide saavutamisel, siis te võite ühel päeval üllatada seda pidi, et ta toetab ja ta on pühendunud ettevõtte eesmärkidele. Ja kolmas oluline asi, mis siis on vajalik teada, on see asi, et mis on ühe või teise meeskonna liikme siis tugevused meeskonna mängus, et kes on siis visioneerija, kes on elluviija, kes on siduja ja kui te teate need asjad ära, siis te saategi sellise uue komplekti, mida meie nimetame siis tulemuslikuks meeskonnaks ehk te olete saavutanud meeskonna pühendus. Ja nüüd me hakkame liikuma veidiket juba tänase nagu teema juurde, et kui esimesed kaks niinimetatud punkti tagavad teil sellise asja, mida nimetatakse spordis, et te treenite meeskonda treenima, siis kolmas etapp on see asi, kuidas te treenite meeskonda võitma. Ja see on siis see asi, et kuidas te meeskonda treenite päevast päeva selleks, et meeskonna sooritusvõime paraneb ja meeskond viiks ellu vajalikud eesmärgid ja saavutaks suurepärast tulemust. Ja siin on siis 3 nagu sammu on see asi, et kuidas te ehitate üles ettevõtte kommunikatsiooniarhitektuuri, juhul kui teil tulevad uued inimesed majja, kuidas te neid integreerite ja kolmas pool on siis see asi, et kuidas te ehitate üles sellise sidusa süsteemi, läbi mille te siis suunate nii meeskonda kui meeskonna liikmeid õigete niinimetatud asjade ära tegemisele ja selle jaoks siis muudate sellise asja nagu läbipaistvaks. Nii et kui me vaatame otsa tänasele teemale ehk eesmärgistamisele, siis eesmärgistamine on seotud siis 3. sellise sambaga ja tema eesmärk ongi siis see asi, et juhul kui te olete püstitanud hästi ambitsioonika ja inimesi kaasa tõmbava ja innustava eesmärgi, siis inimesed vastu seda ise hakkavad mõtlema välja parimaid võimalusi, kuidas kiiremini ja tõhusamalt jõuda ühise eesmärgini. Ja mida selleks siis Empowerment pakub oma klientidele? Me pakume siis 3 asja. Et esimene asi, et meil on välja töötatud treeningprogramm, mida juht saab siis oma meeskonnas rakendada. Meil on olemas töökeskkonnad, ehk me nimetame siis seda pildi, et vahendid, mis aitavad siis teil hoida fookust ja teistpidi siis ütleme, et hoida inimese ühises inforuumis, kui inimesel on läbipaistvus, siis toimub ka selline asi nagu vastastikune kohustumus. Ja viimane asi on siis, et meil on olemas tublid treenerid, kes siis aitavad juhil valmistada ette treeningud ja aitavad hoida sellist mentaalset fookust, et me liigume siis õiges suunas. Me oleme südikad, sihikindlad ja me tahame võita. Aga läheme siis tänase teema juurde, ehk tänane teema, nii nagu ma ütlesin, ongi siis seotud 3. sambaga, ehk kuidas siis meeskond paneb paika endale kvartali eesmärgi ja ütleme siis, et eesmärk on öeldakse siis läbimurre, mis meeskond teeb selle jaoks, et tulevikus konkurentsivõime paraneks ja kui konkurentsivõime on paranenud, siis loomulikult ka
teie tulemused paranevad, kui te olete atraktiivne ja inimesed näevad, kui hästi teil läheb, siis kõik paremad inimesed tahavad ka teie juurde tööle tulla. Ja kui ettevõttes siis viiakse läbi siis eesmärgistamissessioon, siis selle eesmärgiks ongi see asi, et paigas on fookus, et kõik teavad kristallselt selgelt, et mis on see üks kõige olulisem muutus, mis meeskond või ettevõte peab 90 päeva jooksul saavutama ja mis on veel tähtsam, on see asi, et kõik organisatsiooni inimesed on innustunud ehk teistpidi võib öelda, et nad on joondunud. Nad on võtnud igaüks endale väikse kohustuse selle jaoks, et panustada selle ühise eesmärgi nagu saavutamisele. Ja kui eesmärgistamissessioon saab läbi, siis on olemas teil iseenesest 3 või 4 sellist olulist asja. Et esiteks teil on paigas meeskonna eesmärk ja võtmetulemused. Teine asi, et võtmetulemustel on omanikud, et ei ole sellist asja, et me leppisime millegis kokku, aga keegi ei ole selle omanik. Me isegi ütle vastutaja, me ütleme omanik, sest me teame, et omanikud suhtuvad oma varasse palju hoolsamalt kui kasutajad. Ja mis on veel hästi oluline, on see asi, et kui me seame eesmärke, siis eesmärgid me viime ellu läbi võtmetulemused ja oluline on just see asi, et võtmetulemustele seatud tulemusootused oleksid reaalsusest väljaspool, reaalsust nihestavad. Sest juhul, kui need on selline väike pingutus, siis te iseenesest reaalsust ei muuda ja siis muutust ei toimu. Aga te tahate läbi eesmärgi saavutada sellise asja, et reaalsust nihestada. Ja 4. asi, mis on palju olulisem tihtipeale kui eesmärgis kokkuleppimine, on siis see asi, et missugused süsteemid ja protsessid me loome ja käivitame selle jaoks, et ütleme, et sõnad ja teod hakkaksid käima ühte jalga. Ja kui vaadata siis eduvalemit, siis eduvalem koosnebki nendest 4 asjast, et iseenesest, et esiteks on vaja panna paika fookus, teiseks on vaja panna distsipliin ehk missuguse regulaarsusega te hindate, kuidas te liigute eesmärgi poole ja kuidas te seda möödate. Järgmine asi, et on tähtis, et see oleks rütm, et kindla rütmiga asjad toimuvad ja 4. asi on siis see asi, et kõik, mis toimib, on läbipaistev totaalselt, et ka juhtide niinimetatud nädala ülesanded, nende võtmetulemuste progress, see on kõikidele organisatsioonist nähtav. Sellisel juhul toimub see asi, et juhid läbi oma eeskuju niinimetatud nakatavad ülejäänud organisatsiooni ja organisatsioon hakkab käituma. Juhul, kui juhid ei pea distsipliini, siis hakkab täpselt samamoodi organisatsioon käituma. Mitte midagi uut ei ole. Ma arvan, et te paljud olete ise seda märganud oma praktikast nii kodus, tööl kui sõpruskonnas. Ja mis siis veel on selles mõttes, et hästi oluline, et kui te hakkate viima läbi eesmärgistamise siis sessiooni, siis siin on hästi palju olulisi momente, mida inimesed peavad eelnevalt siis nagu ette valmistama selle jaoks, et oleksid valmis. Et natukese aja pärast ma räägin sellist asja, et kõik ettevõtted, inimesed, kes tegelevad eesmärgistamisega ja on seotud eesmärgistamisprotsessiga, peavad olema ennem sessiooni uuesti tutvunud, et mis on ettevõtte one page strategy plan. Natukese aja pärast ma näitan seda ja räägin sellest teile. Selge, veel aitäh ja edus. Nii, keegi on meil kaasesineja. Teeme nii ja kõik head. Nii. Järgmine asi on siis see pool, et inimesed peavad uuesti üle lugema, et mis on aastaks seatud aasta eesmärgid, ehk on see asi, mis on olulisemad läbimurded aasta baasil. Järgmine asi, mida me kõigile soovitame lugeda ennem seda sessiooni läbi, on Google'i OKR playbook. See on siis selline, me nimetame nagu piibel,
3-4 lehekülge, kus on üksipulgi lahti kirjeldatud reeglid, kuidas siis eesmärke seada ja ütleme, et see protsess nagu läbi viia. Ja kui küsite, et kus siis OKR-id on pärit, siis OKR-id töötati välja esimest korda Intelis ehk Objective and Key Results ja pärast võttis Google kasutusele. Ja kui te tänasel päeval näete, et Google'it, Amazoni, Apple'it või Microsofti, siis nad kõik kasutavad OKR põhimõtet oma eesmärgistamisel ehk oma arengu või muutuste juhtimisel ja praktika on näidanud, et nad on olnud väga edukad. Ja mis siis veel tihtipeale ma lisan siia juurde ettevõtte meeskonnale 1 või 2 artiklit, mis aitavad neil siis paremini ennast viia kurssi selle teemaga, et millest me oleme ja võib-olla millest ma saan anda ka teatud vihjeid või suuniseid, et mis hakkab turul nagu toimuma. Aga kõige olulisem asi, kui hakata eesmärgistamist või eesmärgistamissessiooni läbi viima, siis on see asi, et inimestel peab olema selge, miks me seda teeme. Ja esimene küsimus mul on teile kõigile ja palun pange see kirja siia samasse chati. Mis sina arvad, mis on eesmärk? Mis asi on see eesmärk? Ja et teil natuke motivatsiooni tõsta, siis ma toon paar raamatut siia, et auhinnad. Palun pange chati kirja, et mis sina arvad, mis on eesmärk? Ja kõikide vastanute vahel valime siis välja, et see on juba see niinimetatud, ma lihtsalt küsin eesmärgi mõistet, et kuidas sina saad aru, Janek, et mis asi on eesmärk? 4-tunnine töönädal on juba niinimetatud sõnastatud eesmärk. Vähem, aga rohkem, väga hea. Janek, kas on veel keegi vastamas? Näen, et Marge trükib. Kokkulepitud tulemus. Väga hea. Näen, et Mari-Liis trükib. Nii, teha õigeid asju. Väga hea. Kokkulepitud tulemus ja võib-olla, kas on meil veel keegi? Ootan veel minut 2. Näen, et Teet ja Mihkel kirjutavad. Väga head vastused. Aga ütlen siis seda pidi, et mina defineerin, et eesmärk on see, kes te tahate olla. Kristiina Šmigun kunagi seadis endale eesmärgiks, tahab olla olümpiavõitja. Ja mis on kõige huvitavam asi, et eesmärk iseenesest kirjeldab ära ka seda pidi, et kui ma suhtlen inimestega, siis ma mõistan, et esiteks, kas tal eesmärk on. Ja kui on eesmärk, siis ma näen, et ta selle eesmärgiga samastub. See on kõige huvitavam asi, et kui inimene püstitab endale eesmärgi, siis tahest või tahtmata ta samastub selle eesmärgiga. Ja kui ta usub seda eesmärki, siis ta hakkab käituma vastavalt selle eesmärgile. Need inimesed, kes tahavad saada olümpiavõitjaks, need hakkavad trennima, sööma, käituma nii nagu olümpiavõitjad. Need, kes ei ole selles kindlad, nad kahtlevad ja on seda pidi. Aga eesmärk on kvalitatiivne muudatus, mis te tahate saavutada kas 3, 5, 10 aasta perspektiivis ja see peab olema üheselt arusaadav. Ja teistpidi on siis see pool, et eesmärgi mõõdetakse tavaliselt läbi võtmetulemuste, mis on siis kvantitatiivsed. Et eesmärk on kvalitatiivne muudatus ja selle all on võtmetulemused. Kui me räägime ettevõtte sellisest asjast nagu kvartaliplaanis, siis ettevõtte kvartaliplaan koosneb 2 osast. Ja siin on tihtipeale kõige suurem niinimetatud eksimus, mis tavaliselt tehakse. Ja eksimus on see asi, et aetakse segamini eesmärk ja tulemusootused. Ehk tihtipeale tulemusootused me teame seda pidi, et neid kirjeldatakse läbi KPI-de. Käive, kasum, 3., 4. asi. Need on tulemusootused tavaliselt on sellised asjad, mis näitavad seda, kas me oleme eesmärgi saavutanud. Eesmärk on tihtipeale ikkagi see asi, et me tahame saavutada
mingile turule minna. Ja kui näiteks me tahame Soome turule minna mingisuguse teenusega, siis jah, seda mingil hetkel iseloomustab käive, marginaal, klientide arv ja nõnda edasi ja need on sedapidi. Aga kui hakatakse kvartaliplaani koostama, siis on see asi, et tulemusootused paneb tavaliselt kirja meeskonnajuht ja need võetakse sedapidi, et pannakse kirja tulenevalt tänastest tulemustest ja pannakse nad stretchid, 10-15% juurde ja tulemusootused peab olema kirja pandud sellisel moel, et nende saavutamine tagab sellise asja, et te jääte ettevõttena ellu. Ja eesmärk on nüüd reaalsuse nihestamine ehk missuguse uue võimekuse te tahate luua selle jaoks, et järgnevatel perioodidel oleksid paremad tulemused. Ja kõige lihtsam ongi siis sõnastada sedapidi, et tulemusootus on must, asjad, mis tuleb saavutada ja eesmärk on want, mida me tahame saavutada. Ehk missugust läbimurret me tahame saavutada. Ja eesmärk pannakse siis kirja kvalitatiivse muudatusena ja võtmetulemust. Ja võib-olla natuke parem pilt, ütleme, eesmärgi sõnastamiseks on võib-olla seesama pilt. Eesmärk ongi siis see aspirational goal ehk OKR ehk muutus, mida tahate teha selle jaoks, et luua tulevast konkurentsieelist. Ja juhina on teie kõige olulisem töö on see asi, et ise 20% ajast panustada tulevase võimekuse loomisele ja luua inimestele käitumised ja harjumused, et kõik te inimesed 20% oma ajast pühendaksid sellele, et luua tulevast võimekust. Kas oma rollis, kas meeskonnana, kas mingi teenusarendusena ja see on kõige olulisem asi. Ja see on koht, kus tuleb inimesi lükata mugavustsoonist välja ja mugavustsoonist väljaspool toimub areng. Need asjad, mis on pandud paika tulemusmõõdikutega, need on need asjad, mis on kokku lepitud momendis, kui inimene tuli seda rolli täitma. Ja mis on kõige huvitavam asi, et inimesed ju ütlevad, et meil asjad käivad nii ja me teeme nii ja see on see asi, kus nad tunnevad ennast mugavustsoonis ja mis on kõige huvitavam asi, et kui juhina te fokusseerite siia, te olete õiged inimesed endal õigetesse rollidesse valinud, siis on see asi, need asjad saavad tehtud ja te peate ainult fokusseerima arengule. Nii, ja kuidas me siis ütleme selle eesmärgi siis sõnastame, selle aluseks ongi siis seesama metoodika Objective and Key Results, mille puhul siis ongi siis eesmärk on kvalitatiivne muudatus ja mis on nagu kõige olulisem asi, et ettevõttel ei tohi olla kvartaliks üle 1-2 eesmärgi. Tavaliselt meil tundub, et see on nagu võimatu, et meil on ju nii palju erinevaid asju, aga te peate mõtlemagi, et eesmärk ei ole igapäevane tegevus, eesmärk on kvalitatiivne muudatus, mis tuleb saavutada. Et siin tuleb see vahe sisse. Ja võib tunduda küll, et see ei ole võimalik ja meil on täna nii palju tegemist ja meil tuled kahjud põlevad, aga ütlen sellist asja, et samad meetodid kasutavad Google, Amazon, Facebook. Nendest töötavad 10 000 inimesed, nemad suudavad 90 päevaks leppida kokku ühtse fookuse ja selle ellu viia. Ja tihtipeale nad on oma komplekssuselt tänasel päeval juba palju keerulisemad kui, ütleme, Eesti riik. Ja teistpidi on siis see asi, et kui eesmärk on paigas, siis selle vastu pannakse siis kiiresaldid ja siis organisatsiooni kõik inimesed vaatavad seda pidi, et kuidas mina saan oma tegevustega, oma rollis aidata kaasa, et see eesmärk nagu saavutatakse. Kui me näeme sellist asja, et hakkame kirja panema, ütleme, esimest korda meeskonnaga siis eesmärki, siis juhtub sellist asja, et aetakse segamini, et mis asi on eesmärk, mis on võtmetulemus ja mis on tegevus. Tihtipeale me näeme kirja, et juhul kui eesmärke saab palju, siis tihti on see asi, et inimesed kirjeldavad ära niinimetatud taske või ülesanded, mis on vaja teha kvartali jooksul.
aga need kõik peaksid iseenesest toetama sellist asja, et võtmetulemuste saavutamist ja kui võtmetulemused saavutatakse, siis läbi võtmetulemuste on võimalik mõõta siis eesmärgi täitumist. Ja kuidas siis toimub see protsess tavaliselt kvartaalselt ja eesmärgistatakse siis seda pidi, et eesmärgistamisprotsess hakkab tavaliselt 2–3 nädalat enne kvartali lõppu. Tehakse teda 2-tunniste sessioonidena, kus siis on 4 sammu. Esimene asi on siis ettevalmistus. Ehk on siis teema, kus esiteks meeskond hindab, kuidas läheb tänase eesmärgi nagu täitmisega, mis meil on juba kokku lepitud, et mis on läinud hästi, kus me oleme failinud, mida me teeme teisiti. Järgmine asi, arutakse läbi uuesti ettevõtte one-page strategy plan ehk vaadatakse pildile otsa, et see, milles me kokku leppinud oleme, kuhu me tahame jõuda, kuidas me tahame jõuda, mis on seal olulised aspektid, et kas need on adekvaatsed. Kui me leiame, et seal mingi asi ei toimu, siis on see asi, et need lähevad nagu teemadesse, mida järgmistel meeskonnatreeningutel ütleme siis läbi käib. Pannakse paika sellist asja nagu tulemusootused ja mis on kõige olulisem, viiakse läbi siis SVT analüüs. Ma kohe need sammud teile ka siis näitan. Ja võib-olla siis liigungi siia ettevalmistusetappi ehk räägin siis läbi, et mis siin tehakse. Esimene asi on siis see, et võetakse kätte ja vaadatakse otsa jooksva kvartali eesmärgini ja meeskond hästi lihtsalt sõnastab, et milles me õnnestusime, kus me failisime, mida me teeme uuel kvartalil teisiti. Me kasutame selleks seda samat Atlassiani keskkonda, kus siis iga inimene saab mugavalt, ütleme, siia kirjutada ja pärast jäävad need märkmed maha, nii et on hea ja lihtne neid asju nagu toimub. Ja kuna see keskkond on nii mugav, siis me oleme andnud selle keskkonna kasutada ka oma, ütleme, klientidele, kes siis täpselt samamoodi selles samas keskkonnas on loonud endale ühise inforuumi, kus nad saavad hakata liikuma. Järgmine asi, kui me oleme hinnanud, kuidas meil jooksva kvartali plaani ja eesmärgi täitmisega on läinud, siis tuleks vaadata siis otsa uuesti ettevõtte suurele pildile ja tuleb esitada siis küsimust, et kas meie missioon töötab, kas meil on ikkagi, oleme innustunud meie ühisest eesmärgist, kas meie väärtused töötavad, kas meie ärimudel töötab, kas meil on selge strateegia ühe lausel, kuidas me sinna jõuame, kas me teame sellist asja, et missugused on olulisemad strateegilised edutegurid, mis tagavad meil selle strateegia elluviimise ja teistpidi eesmärgi täitumise, kas me teame, kes on meie klient, kas me teame seda pidi, et mis on meie väärtuspakkumine, et miks peaks klient meid valima 1000 teise teenuspakkuja seast, kuidas me hindame seda, kas me oma väärtuspakkumist sest kinni peame. Ja kui need asjad on paigas, siis selle pealt tulevad paika siis aasta eesmärgid ehk võtme initsiatiivid, mis tuleb aasta jooksul saavutada ja kui need on läbi räägitud, me näeme, et need asjad nagu toimivad, siis me saamegi minna järgmise etapi juurde, et me teame, kuhu me tahame minna ja nüüd me siis esitamegi endale juba järgmise küsimuse, et mis on need trendid, mis võivad 2 ja 3 aasta perspektiivis kõige rohkem meie ettevõtet nagu mõjutada. Ja järjekordselt on siis see koht, kus saab inimestel anda 5–10 minutit aega, kus inimesed vastavad ära, mis on trendid. Aga selle jaoks, et inimesed selle ülesandega toime tulevad, peavad nad tegema eelnevalt väikse töö ära. Et esiteks, kui inimesed on innustunud ettevõtte eesmärgist, siis ma usun, et nad loevad erialast kirjandust ja nad on kursis sellega, mis maailmas toimub. Teine asi, kui inimesed on innustunud ja pühendunud ettevõtte eesmärgil, siis ma usun, et nad suhtlevad ka väga palju klientidega ja nad saavad ka klientidelt tagasisidet, et mis tegelikult turul toimub, mida teevad konkurendid ja mida kliendid meilt ootavad. Ja kui need
info on olemas, siis saab iga meeskonna liige panna tavaliselt siia üks 5-6 olulisemat punkti, et mis on need trendid, mis hakkavad meid lähiajal mõjutama. Ja kui trendid on paigas, siis saab iga meeskonna liige panna kirja siis seda pidi, et vastutrende tuleb vastata küsimustele. Missugused olulised kompetentsid, tugevused me peame enda organisatsioonis looma selle jaoks, et need trendid muuta meie ettevõtte tugevuseks ja konkurentsieeliseks. Täpselt samamoodi, et inimestele võimalus anda aega, inimesed mõtlevad ja nad panevad kirja ja kui igaüks on kirja pannud, siis meeskonna liikmed saavad need üle lugeda. Me soovitame tihtipeale nii trendide kui tugevuste osas teha ka seda pidi, et nende seast olulisemad välja valida ja kui te olete need olulisemad välja valinud, siis saate panna need one-page strategy plan'i siia alla kirja. Aga sama oluline kui see asi, et missugused tugevused me peame looma, on see asi, et me peame ka endale esitama küsimuse, et missugused on meie sisemised nõrkused, mis võivad muuta need trendid meie jaoks ohuks. Ja see on tihtipeale see, mis unustatakse ära ja mina ütlen, et see on igas kvartalis selline oluline nagu reboot tegevus, et mis on need asjad, millega me peame tegelemise lõpetama, mis on need käitumised ja harjumused, mida me peame tegema, muutma. Vastasel juhul, kui te neid ära ei lõpeta, siis on nagu arvutiga, et teil jäävad vanad teenused ülesse, mis võtavad energiat ja ühel hetkel te näete, et teie arvuti hangub ära. Täpselt samasugune asi juhtub organisatsiooniga. Ehk kvartali lõpus te peate tegema väga lihtsad ja selged otsused, et mis on need käitumised, harjumused, millega me lõpetame ära, mis on need tegevused, millega me lõpetame ära, mis on need tooted, teenused, millega me lõpetame ära, mis ei jääks meid pidurdama. Ja nüüd, kui need asjad olete kõik läbi lugenud, siis ja meeskonna liikmed vaatavad üle selle tabeli ja teistpidi juht on andnud indikatsiooni, missuguseid tulemusi ta kvartali kohta siis ootab ja teistpidi on kokku lepitud aasta eesmärgid, siis iga meeskonna liige saab panna kirja, et mis tema arvab, et on 1-2 kõige olulisemad muudatust, mis tuleb 90 päeva jooksul ära teha. Ja siin ongi just see eesmärk ongi muutus. Eesmärk ongi see, missugused reaalsuse nihestused tahate saavutada 90 päeva jooksul. Ja kui meeskonna liikmed on pannud need asjad kirja ja siis järgmine samm hakkabki toimuma siis eesmärgistamine, kus siis on seda pidi, et kui eesmärgid on kirjas, annate igale meeskonna liikmele 6 häält, meeskonna liikmed vaikimisi panevad, hääletavad eesmärkide poolt, nad võivad anda ühele eesmärgile 6 häält, nad võivad jaotada kõigile 6 eesmärgile anda 1 hääle, aga kui te lööte nad kokku, siis päeva lõpuks te saategi, et 1 eesmärk on saavutanud kõige rohkem hääli ja see ongi siis see eesmärk, millele meeskond peabki fokusseerima uues kvartalis. Tihti on öeldud, et vau, et kas me peaksime siin tegema pikki arutelusi ja kaitsmisi ja selgitamisi, siis ütlen seda pidi, et kui meeskonna liikmed on pannud eesmärk kirja, siis andke inimestele 1-2 minutit selle jaoks, et nad saavad lahti rääkida, vältige arutelu, aga pärast tehke siis seda pidi, et see hääletamine läbi, sest need pikad ja lõputud arutelud ei vii teid kuhugi, te lähete detailidesse ja suur pilt kaob ära. Ja kui eesmärk on paigas, siis tuleb hakata sõnastama selliseid asju nagu võtmetulemused. Eesmärk oli meil kvalitatiivne muudatus, mis me tahtsime saavutada kvartali jooksul. Ja võtmetulemused on siis seda pidi, et on ütleme teistpidi nagu siis mõõdikud, läbi mille me saame hinnata, kas eesmärk on täitunud või mitte. Ja tavaliselt eesmärgi kohta sõnastatakse 3-5 võtmetulemust. Aga võtmetulemuste puhul on oluline selline asi, et võtmetulemuste isa John Doerr on siis öelnud sellist asja, et
võtmetulemus on number. Juhul, kui võtmetulemus ei ole number või numbriliselt mõõdetav, siis ei ole tegemist võtmetulemusega. Kõige tihedam viga on selline asi, et ma näen, kuidas pannakse võtmetulemuseks umbes selline asi, et leping on sõlmitud, toode on loodud. Aga kui me võtame leping on sõlmitud või toode on loodud, siis kõik meeskonna liikmed saavad sellest erinevalt aru. Näiteks, et teistpidi, kui me ütleme, et laenuleping on sõlmitud ja paneme sinna alla võtmetulemused, näiteks laenulepingu maht, intressi määr, laenu saamiseks tehtud kulutused, siis me juba oskame hinnata, et kas me saime hea laenu või me saime sita laenu. Või kui me ütleme, et teenus on turul, siis teenuse turule toolemist ka tõendavad siis sellised asjad, et kui paljud kliendid on ostnud, kui paljud kliendid on teinud korduvostu, kui suur on teenuse maht, kui suur on teenuse marginaal. Ja kui need numbrid saavad täis, siis juhtubki see asi, et eesmärk on täitunud. Et me teame, et toode on turule jõudnud. Ja mis siis on? Täpselt samamoodi, et kui eesmärk on sõnastatud, siis me ise kirjutame selle eesmärgi selle koha peale ja anname inimestele aega keskeltläbi 5-10 minutit, et nad paneksid kirja võtmetulemuste kandidaadid. Ja mis on siin oluline just see asi, et kui inimesed panevad võtmetulemusi kirja, siis hoidke vaikust ja püüdke tekitada selline olukord, et nad jõuaksid vähemalt 10 võtmetulemust kirja panna. Ja öeldakse, et peale 5. võtmetulemust hakkavad inimesed alles panema kirja neid õigeid võtmetulemusi, millel on tegelik mõju. Ja kui inimesed panevad võtmetulemusi kirja, siis tuleb ka hoiduda see asi, et nad koheselt hakkaksid panema võtmetulemustel taha väärtusi, näiteks, et laenumaht 1 000 000 eurot. Ei, pannakse kirja, et laenumaht euri või intressiprotsent. Aga mis on veel teine asi, on tähtis, kui võtmetulemus sõnastatakse, siis võtmetulemuse puhul on ka oluline see asi, et näiteks, et kui te ütlete, et kasutajate arv, siis on tähtis, et kuus või kvartalis, et oleks üheselt mõõdetud. Ja kui inimesed on pannud võtmetulemused kirja, siis tehaksegi 2 järgmist sammu. Esimene samm on, et igal inimesel on minut aega võtmetulemuste tutvustamiseks. Ja kui inimesed on võtmetulemused tutvustanud, siis järjekordselt igal meeskonna liikmel on 6 häält. Lepite kokku, kuidas see hääletamine läbi viia. Kommenteerida, argumenteerida ei ole vaja, hoidke vaikust, inimesed panevad punktid ära, saate kätte siis sedapidi nagu nimekirja võtmetulemusteks. Ja teil ongi siis sedapidi, et paigas on kvartali eesmärk, võtmetulemused, aga nüüd on kõige olulisem asi, et igale võtmetulemusele saab paika panna ka omanik. Ja omanik on siis see inimene, kes peabki tundma omaniku tunnet selle nimel, et see võtmetulemus saab täitud. Ja kui me oleme omaniku paika pannud, siis toimub järgmine samm, kus pannakse paika siis selline pool, et missugune võiks olla see võtmetulemuse väärtus. Ja võtmetulemuse väärtus on siis sedapidi, et algselt ütleb omanik välja numbri, näiteks, et käive 1 000 000. Ja nüüd esitakse küsimus, et kui suur on su kindlustunne, et sa selle 1 000 000 eurot käivet kvartali lõpuks saavutad. Ja juhul, kui võtmetulemuse omanik ütleb, et see on kas 7 või 8, siis öeldakse, et suurenda seda võtmetulemuse väärtust nii kaua, kuni su kindlustunne kukub alla 5 punkti. Ja siin on üks Ameerika lüürik nagu ütelnud, et sihipuud ja kui mööda lased, siis oled tähtede seas. Et täpselt ongi sedapidi, et võtmetulemuste väärtused tuleb planeerida väljaspoole, ütleme siis, reaalsust. Ja kui on paigas eesmärk, on paigas võtmetulemused, võtmetulemustel on väärtused, nendel on taga sellist asja, et kindlustunne tavaliselt pannakse siia kirja siis sedapidi, et see on 10 palli skaalal 5 punkti ja omanik, siis peale seda toimubki järgmine etapp, mis ei tohi mitte kunagi vahele jätta, et panete selle pildi ekraanile
kõik meeskonnaliikmed olid selle pildi loomise juures ja esitate siis küsimused, et esimene küsimus, et palun hinnata 10 palli skaalal. Et kui innustunud sa oled sellest plaanist? Ja teine asi, et iga inimene peab panema kirja, et mis peaks plaanis muutuma selle jaoks, et ta annaks 10 punkti. Miks see on oluline? Juhul, kui meeskonna keskmine jääb alla 9 punkti, siis suur tõenäosus on see, et see meeskond ei ole innustunud, meeskond ei ole pühendunud ja see plaan ei viida ellu. Ja teie asi siis ütleme, et juhina ja meeskonna ütleme siis treenerina ongi saavutada see olukord, et ütleme, et oleks see 10 punkti. Mõnikord võib juhtuda ka see asi, et tõesti, et meeskonna liikmed ütlevadki, et vau, et tahaks numbreid alla viia, tahaks kõik alla viia, aga siis te peate nagu mõtestama ennast uuesti vastu, ütleme suurt eesmärki ja mõtlema, et juhul, kui me siin ütleme, et tuleme allapoole, kas see siis võimaldab meil saavutada suurt eesmärki ja võib-olla on siin ka küsimus juhile, et või kas mul meeskonnas on inimesed, kellel on piisav tahe, ambitsioon, see suur eesmärk koju tuua. Et see on üks väga-väga oluline valideerimisküsimus nii plaani suhtes kui juhil meeskonna suhtes. Ja 4. etapp, mis te peate tegema, siis on elluviimiseks rakendama siis ütleme, esiteks on see asi, et kõik meeskonna liikmed peavad siis ka endale koostama kvartaliplaani ja panema tulenevalt siis meeskonna eesmärgist või võtmetulemustest paika enda eesmärgi ja enda võtmetulemused. Tavaliselt sellise asja tegemiseks, kui teil on juba valideeritud meeskonnaplaan, ei kulu rohkem kui 10-15 minutit. Ja kui see on siis tehtud, peale seda on siis see, et igal mehel on aega 3 minutit selle jaoks, et oma plaani tutvustada. Kui ta on selle ära tutvustanud, siis mööda ringi paluge, et iga inimesed esitaksid küsimusi. Inimesed esitavad küsimusi, plaani niinimetatud omanik räägib ära, et mis tal on plaanis ja tehke teine ring, kus niinimetatud meeskonna liikmed saavad teha omapoolseid ettepanekuid, mida siis plaani osas nagu muuta. Et kas eesmärgi või siis tulemusmõõdikutes. Miks see on nagu tähtis? Tähtis on see asi, et siin te loote plaani ja juhul, kui te näete, et inimene, kelle tulemusest või tegevusest sõltub teie eesmärgi täitumine ja tal ei ole selle jaoks niinimetatud toetavat eesmärki, võtmetulemust ei ole kirja pandud, siis suure tõenäosusega te ei saavuta seda. Ehk see on täpselt samamoodi nagu spordis passi mängimisega. Te peate vaatama, et teised meeskonna liikmed on ka enda tegevustesse pannud paika sellised asjad, mis toetavad teisi meeskonna liikmeid. Ja te saate need asjad läbi rääkida ja kui meeskond töötab hästi kokku, siis me ei ole näinud sellist asja, et inimesed ütlevad, ei saa, nad viivad ja kohendavad oma plaanid jooksvalt täpselt selliseks, et nad hakkavad üksteist toetama. Ja selle protsessi puhul ongi siis oluline asi nii meeskonna kui ka iga meeskonna liikme puhul ongi just see asi, et tuleb esitada üksteisele väljakutseid ja mitte häbeneda. Sest täpselt sellise plaani, nagu te 90 päevaks teete, siis selline saabki teie elu olema. Ja viimane punkt, ütleme siis selle planeerimise etapis ongi, et tehakse peale siis eesmärgi paikapanemist PowerScore'i hindamine, kus siis meeskond hindabki siis seda pidi, et kas meil on õiged eesmärgid, kas meil on õiged prioriteetide või eesmärkidega seotud õiged inimesed ja siis on see asi, et kas meil on paika pandud õiged süsteemid ja protsessid, mis tagavad, et need asjad saavad tehtud. Tihtipeale siit tulebki siis välja sellist asja, et me peame ka üle vaatama selle poole, mis toetab siis elluviimist.
ja selle jaoks siis Empowerment ongi välja töötanud sellise tugisüsteemi ehk me nimetame siis kommunikatsiooni või suhtlusarhitektuuri, kuidas me siis ehitame üles seda pidi, et see plaan, mis saab ellu viidud või on loodud, saab ka ellu viidud. Ja siin on olulised nagu elemendid, et kui me rääkisime ettevõtte 90 päeva plaanist ja fookusest, siis see on selles kohas. Kui me rääkisime rolliplaanist, siis ta on selles kohas. Nüüd, et roll hakkaks asju ellu viima või inimene selles rollis, siis ta peab iga nädal vastu oma võtmetulemusi planeerima, mis on olulised asjad, mis saavad tehtud selle jaoks, et ta eesmärk saaks ellu viidud ja ta saavutaks suurepärased tulemust. Juhul, kui tal tekivad takistused, siis ta tõstab takistused meeskonna koosolekule. Ja mis veel on nagu hästi oluline, on see asi, et vastu eesmärki ja tulemusmõõdikuid toimub üle nädala siis juhiga üks vestlus, kus siis arutatakse läbi, et mis on need takistused, mis takistavad inimesel saavutamast endale seatud eesmärki ja rolliga võetud kohustusi. Ja kui need asjad on teil ilusti paika pandud, siis teil asjad nagu toimivad ja Empowermenti poole pealt ongi siis selline asi, et punkt 1 on see, et me pakume teile ka tehnilist keskkonda, mis siis aitab, ütleme, hoida fookust nii tulemustel kui eesmärkidel ja ka inimestel siis täita oma staatusraportit ehk mõtestada läbi, et mis eelmisel nädalal läks hästi, mis failis, mis teeb teistmoodi ja panna paika siis olulisemad tegevused, mis saavad nädala jooksul siis tehtud. Et selline pilt, aga teeks siis veel ühe sükse väikse küsimuse, kus küsin teilt ka siis natuke tagasisidet ja teeme seda uuesti chatis. Ja kõikide vastanute vahel, kes siis vastavad, siis esitan sükse, loosin välja järgmise raamatu, et see on siis $1 Trillion Coach, mille on kirjutanud Bill Campbell, kes siis oli Google'i juhtmeeskonna treeneriks. Ja minu küsimused on siis järgmised ja palun vastatage neile otse siia chati. Ja küsimused on, kui vajalikuks 10 palli skaalal sina pead eesmärgistamist oma ettevõtte jaoks? Ja teine asi, et mis on sinu kindlustunne, et teiseks kvartaliks sinu meeskond saab eesmärgistatud? Ja järgmine asi, mis siis, kui sa paned kirja oma, siis ütleme, need 2 esimest hinnangut, pane sinna alla kirja siis seda pidi, et mis on suurim võit eesmärgistamist, mis teie ettevõte nagu saavutaks või missugune muutus sellest tekiks. Ja viimane asi, et mis juhtub siis, kui ettevõte jääb eesmärgistamata. Et pange need asjad endale chati kirja mulle ja vastanute vahel ma siis valin välja siis võitja, kes siis saab, ütleme, endale auhinnaks raamatu $1 Trillion Coach. Nii, annan teile aega 3 minutit. Panen küsimused ette, et teil oleks lihtsam. Nii, Mihkel. Ahah. Väga hea. Väga hea, Teet kirjutab. Aitäh.
Nii. Vajalikkus 10, kindlustunne, selge suund, väga hea. Nii, ootan veel. Väga hea. Nii, et 3 vastust. Väga head vastused on selles mõttes, aga soovitan kõigil teil samamoodi endale need küsimused esitada ja läbi mõtestada. Ja mis võiksid olla siis järgmised nagu sammud, mida ma teile välja siis pakun? Punkt 1 on olemas see, et ma seda samat keskkonda koos kõikide linkidega saan teiega jaotada. Ja kui teid huvitab, siis ütleme, et selle keskkonna siis maksumus kuus on 699 eurot ja mis ta annab veel juurde, on siis see asi, et on võimalik siis saada 10 kasutajat M365-le. See on siis keskkond, mis aitab teil nii rolli kui siis eesmärke hallata ja sisaldab ka 2 tundi konsultatsiooni aega. Kui teid huvitab laiemalt Empowermenti programm, siis on see asi, et meil on 13 moodulit, kus üks on ka fookus, aga teised asjad on see pool, kus me siis räägitakse läbi ka OPSP osad, räägitakse läbi rollid, räägitakse läbi või lepitakse kokku rituaalid, et see on treeningkava, see on 13 moodulit ja juhul, kui teid huvitab see, ütleme, et treeningkava, siis selle maksumus on 1999 eurot kuus pluss käibemaks. Sees on 2 tundi konsultatsiooni, pluss on sellele veel ka juures siis see asi, et ligipääs M365-le 30 kasutajale, 10 kasutajat saavad siis meie sinna treeningprogrammi keskkonda ligi. Ja viimasel ajal hästi populaarne on siis see asi, et meeskonnad viivad enda juures läbi siis treeninguid või juht viib läbi treeningud, kus me pakume siis välja sellise programmi reboot'i, mille paigal käigus siis ongi see asi, et esiteks meeskond teeb selgeks, miks ta treenib, pannakse paika suur pilt, juhtub see, et saab kvartali fookus paika, pannakse paika nädala rutiinid meeskonna tasemel, selgitakse välja rollid ja lõpuks ehitatakse selline asi, et kuidas kommunikeeritakse eesmärkide poole liikumist üle organisatsiooni ja kuidas saavutatakse kaasamine. Sellise, ütleme, paketi maksumus on 6099 eurot kuni 1. aprillini, et olge kiired reageerima, tavahind on sellel 9999 eurot. Ja kui teid huvitab, et kuidas sellised süsteemid aitavad nagu ettevõtetel saavutada, ütleme siis, soovitud eesmärke ja suurepärased tulemused, siis järgmisel 2 nädalal meil on 2 väga huvitavat esinejat. Et esimene on siis Vilja Rots, kes räägib sellest, kuidas ta rahvaraamatu kaupluse ehitas üles ja kuidas nad said maailma parima raamatukaupluse tiitli ja mina kohtun siis 11. aprillil Martin Läntsiga Bigbankast. Bigbankaga me kohtusime 10 aastat tagasi täpselt ja tolleaegne juht ütles, nad tahavad kasvada 10 korda suuremaks. Täna on see asi muutunud reaalsuseks ja Martin räägib siis seda pidi, kuidas siis fookus ja distsipliin viivad meeskonna, ütleme, sihile. Juhul, kui teid huvitavad meie varasemad kogemuslood, siis need kogemuslood on järgi vaadatavad Empowermenti kodulehelt ja aadress on siis VLOG või kasutage seda QR-koodi. Ja mis on, et täna ennem kui te saate ka video, ma saadan selle sama materjali teile e-mailile PDF formaadis, et saate kasutada, saate mängida. Juhul, kui teil on küsimusi, siis kirjutage. Juhul, kui te tahate, ütleme, liikuda konkreetsete asjadega edasi, siis siin on olemas QR-koodid, läbi mille teil on võimalik need teenused tellida. Minu poolt täna kõik oli selline suur maraton, aga teeks korrad ka teie mikrofonid lahti ja küsiks võib-olla Mihkel Uibo sinu käest, et tagasisidet,
et mis oli täna sinu jaoks siin kõige väärtuslikum ja et kuidas sa hindad seda, et millest ma täna rääkisin? Nii. Selle maratoni eest heas mõttes. Hindan kõrgelt, kuna jah, mul on õnnestunud ka teie see koolitus teises ettevõttes läbida ja see oli rohkem minu jaoks selline natukene meeldetuletus, et seda nüüd oma uues rollis taas sisse viin, et selles suhtes minu jaoks 10 punkti ja sain oma ajurakkudest varasema teadmise nii-öelda üles soojendatud. Väga hea. Mina ka hindan kõrgelt, et tegelikult oli väga äge. Minu jaoks oli pigem selline meeldetuletus ja võib-olla see ingliskeelne sõna on selline reassurance, et mul on õige suund ja ma teen nagu õiged asju, et päris mitmed sellised punktid, mis siin läbi käisid, et need mul juba on sellises fookuses ning nendega ma tegelen ja praegu ka see justkui ajastuse osas, et see tuli väga täpselt, sest et just praegu mul need arutelud käimas on. Et ma ütleks ka, et 10-10. Väga hea, aitäh. Suur tänu sulle, aga aitäh kõigile. Jäime päris ka aega ja ilusat päeva teile. Kohtumisel.